Tere tulemast kuulama! Meil on täna laual ühe kuulaja saadetud analüüs hõbeda ja kulla turgudest. Keskendub tehnilisele poolele ja hinnakommentaaridele. Vaatame kohe sisse. Esimene asi, mis kohe silma torkas ja millest võiks rääkida, on selle analüüsi toon ja fookus. Tundub, et siin on kaks asja natuke sassis. See tehniline turukommentaar ja siis autori enda teenuse reklaam. See võib lugejat natuke segadusse ajada, ma arvan. Just nimelt. Ja see pole iseenesest ju haruldane, et autorid viitavad oma muudele asjadele, aga siin on see kontrast kuidagi, päris terav. Kuidas see täpsemalt välja paistab siin? Vaata, ühest küljest saame väga spetsiifilist tehnilist juttu, on ju konkreetsed hinnatasemed hõbedale, isegi see Wyckoff'i hinnang on mainitud. See kõik loob ootuse, et tegu on objektiivse andmepõhise analüüsiga. Aga siis peaaegu samas lõigus tulevad sisse sellised väga isiklikud ja reklaamivad laused nagu minu iganädalane e-posti aruanne või isegi, et see on minu parim kirjutus viimase paari kuu jooksul. Okei. Ja see hüppamine, ütleme, range analüüsi ja sellise enesereklaami vahel, see paratamatult mõjutab seda, kuidas analüüsi ennast nähakse, selle usaldusväärsust. Et lugeja ei tea enam, kas see on objektiivne info või müügijutt. Täpselt nii. Kas see on erapooltu analüüs või on see, nutikalt pakendatud müügikiri? Ja see hägustab paratamatult seda peamist eesmärki, mis see tekst siis lõpuks on. Kas informeesida või müüa? See on hea küsimus. Autor ilmselt tahab mõlemat, näidata teadmisi ja äri edendada. Aga sa ütled, et see viis, kuidas ta seda teeb, võib hoopis kahju tuua? Ma arvan küll, jah. Eriti finantsanalüüsi maailmas, kus see usaldusväärsus on ikka A ja O. Kui lugejal tekib kahtlus, et siin on mingi varjatud agenda, siis ta võid hakata kahtlema ka nendes numbrites ja prognoosides endis. Loogiline. Nii et selle usalduse hoidmiseks oleks ilmselt targem need kaks poolt, see analüütiline sisu ja turunduslik pool kuidagi selgemalt lahku lüüa. Et mitte päris ära kaotada seda reklaami, aga esitada seda teistmoodi. Just, tuleb leida viis, mis ei sega ega, saasta seda analüütilist osa. Selge. Aga kuidas seda siis praktikas teha võiks? Mis need paremad viisid oleksid? Kõige otsem lähenemine oleks ilmselt struktuurne eraldamine. Nagu eraldi peatükid või lõigud? Jah, täpselt. Et tehniline analüüs ise on omaette terviklik osa, võib-olla isegi oma alapealkirjaga midagi stiilis, hõbeda tehniline väljavaade või turu hetkeseis, seal on siis ainult graafikud, tasemed, signaalid. Okei. Ja siis kõik see, mis puudutab autori enda teenuseid, need iganädalased raportid ja muu selline võiks olla koondatud analüüsi lõppu omaette plokki. Ja selgelt märgistatud ka. Kindlasti. Pealkiri võiks olla näiteks autori märkus või lisainfo tellijatele VMS. Ja seal siis konkreetne üleskutse tegutsemiseks, see CTA on ju. Kui soovid sügavamat analüüsi ja iganädalasi prognoose, siis telli Markets Frontburner aruanne siit. Ja link juurde. Nii et põhimõtteliselt analüüs enne, müük pärast ja eraldi. Jah, see on üks hea ja selge variant. Teine, võib-olla isegi, rangem variant, oleks hoida see konkreetne turuülevaade täiesti reklaamivaba. Et üldse ei mainiks teenust. Selles konkreetses analüüsis mitte, ja. Et see enesereklaam toimuks siis täiesti eraldi. Kas eraldi postitusena, eraldi e-kirjas, võib-olla veebilehe mingis teises rubrikis. Oleneb platvormist ja strateegiast siis. Just, aga see põhimõte jääb samaks. Ära sega objektiivset analüüsi ja otsest müügijuttu ühte ja samase kohta. See aitab lugejal aru saada, mida ta parasjagu loeb ja see hoiab usaldust autori kui analüütiku vastu. Ja ma usun, et pikas perspektiivis teenib see ka autori enda huvi paremini. Selge, see kõlab väga loogiliselt. Aga liigume nüüd edasi analüüsi enda sisu juurde. Seal oli teine asi ka, mis natuke mõtlema pani. See puudutab neid erinevad ajahorisonte ja signaale. Tekib tunne, et need on kohati natuke vastukäivad. Jah, see on tehnilises analüüsis üks igavene peavalu. Kuidas esitada pilti, mis arvestab nii lühiajalist, keskpikka kui ka pikaajalist vaadet, ilma et see muutuks täiesti segaseks pudruks. Ja siin tekstis oli selle kohta hea näide, mainisid? Jaa, oli küll. Ühes lauses öeldakse, et hõbepullidel on lühiajaline tehniline eelis. See kõlab ju positiivselt, eks? Et võiks nagu tõusta veel? Just, aga siis kohe järgneb märkus,
et reedel toimus langustrendiga võtmepööre, mis viitab hoopis tipule. Oi, No vot, ja siis lugeja mõtleb, oot, kas nüüd on hea aeg osta või on tipp juba käes ja peaks hoopis müüma? Kumba sõnumit ma siis uskuma pean? tõepoolest, need kaks kõrvuti tekitavad küsimärgi. Kas oli veel sarnasi kohti? Oli küll, jah. Natuke sarnane potentsiaalne segadus tekib selle kulla ja hõbeda pullituru kirjeldusega. Mis seal oli? Öeldakse, et see pullituru on kiirenev. See on sageli pullituru, hilise faasi tunnus. Ja lisatakse, et see viitab peatsele tipule ajaliselt. See on ju üsna selge hoiatussiginaal. Et aeg hakkab otsa saama. Põhimõtteliselt küll, aga siis samas lauses mainitakse, et hinnas võib olla veel palju tõusuruumi. Ahah, jälle see vastuolu. Just. Lugeja jälle dilemma ees. Kas turg hakkab kohe-kohe kukkuma, sest ajaline tipp on lähedal, või on tegelikult veel suur tõus alles ees, sest hinnas on ruumi? Mida see siis tähendab? No vot, see kombinatsioon, lühiajaline eelis, aga samas tipuhoiatus, küps ja kiirenev turg, mis on ajaliselt tipu lähedal, aga hinnas võib veel tõusta, see nõuab ikka väga head selgitust. Muidu jääb paratamatult mulje, et analüütik ise ka ei tea täpselt, mis toimub, või et ta üritab lihtsalt katta kõiki võimalikke variante, et hiljem öelda, ma ju ütlesin. Aga kuidas siis seda selgust saavutada? Turusignaalid ju tihti ongi mitmetähenduslikud ja eri ajahorisontidel erinevad. Muidugi on. Võti on siin kontekstualiseerimises ja struktureerimises. Mida sa selle all mõtled? Kõigepealt tuleks iga signaali ja prognoosi puhul selgelt ära öelda, millisest ajahorisontist me räägime. Kas see lühiajaline eelis tähendab järgmist paari päeva või nädalat? Kas see peatne tipp ajaliselt tähendab nädalaid või kuid? Okei, ajaline mõõde selgeks. Jah. Ja mis veel olulisem, kuidas need erinevad vaated omavahel suhestuvad. Ei piia ainult sellest, kui öelda, et signaalid on vastandlikud. Hea analüüs peaks aitama lugejal mõista, miks need on vastandlikud ja mida see siis tähendab tema jaoks, kauplemisotsuste jaoks. Et tuleks nagu rohkem lahti seletada neid termineid ja nende seoseid omavahel. Täpselt. Näiteks selle hõbeda lühiajalise eelise ja selle võtmepöörde kohta. Seal võiks öelda midagi sellist, et lühiajaliselt ütleme järgmise 1-3 kauplemispäeva vaates annab X indikaator või mingi muster hõbedale tehnilise eelise ja võimalik on põrge Y tasemeni. Selge. Samas rõhutaks, et reedesel päevagraafikul moodustunud see võtmepöörde muster on keskpikas perspektiivis, näiteks järgmise 1-2 nädala jooksul, potentsiaalselt tugev karusignaal, mis viitab võimalikule tippu moodustumisele. See juba annab lugejale palju selgema pilti, eks. Jah, siis on aru saadab, et üks on väga lühike ja teine natuke pikem vaade. Aga see kiirenev, ent küps turg, kuidas seda selgitada? Seal võiks just seda dünaamikat natuke avada. Näiteks, see praegune kiirenev tõus nii kullas kui hõbedas on üsna tüüpiline turutsükli hilisele faasile, mida vahel nimetatakse ka eufooria faasiks. Okei. Ja ajalugu on näidanud, et sellised faasid sageli eelnenud olulistele tippudele. Nii et jah, ajaliselt võib tipp olla lähemal, kui paljud arvavad. Aga see hinnaruum? Samas on oluline mõista, võiks jätkata, et see kiirendus ise võib tähendada veel märkimisväärset hinnatõusu, mõnikord isegi sellist parapoolset liikumist, enne kui see reaalne jaotus ja pööre allapoole algab. Nii et risk on kõrge, aga potentsiaal ka. Just. Seega, kuigi ajaline risk on suur, võib hinnapotentsiaal lühiajalisest veel täitsa olemas olla. Ja muidugi see Wyckoff'i hinnang 8.0, see vajaks ka selgitust, mida see 8.0 tähendab, mis skaalal, mida see turuseisundi kohta ütleb. Et konteksti on vaja juurde. Täpselt. Mida selgemalt on need ajahorisondid ja signaalide tähendused lahti kirjutatud, seda kasutatavam ja usaldusväärsem see analüüs lõpuks on. See on väga hea tähelepanek. Ja see viib meid tegelikult sujuvalt 3. teemani, mis on just see konteksti andmine, eriti seoses nende väga spetsiifiliste numbritega, mida analüüsis kasutatakse. Jah, need hinnatasemed. Just. Mainitakse konkreetseid takistus- ja toetustasemeid, isegi väga täpseid hindasihte, aga ei sõnagi sellest, kust need numbrid tulevad. See natukene segane. Jah, see on natukene nagu mustkunstniku trikkeks. Kübarast tõmmatakse jänes, aga ei näidata, kuidas see sinna sai. Täpselt. Lugeja saab terve rea väga täpseid numbreid.
takistus 52.00, 52.50, tugi 50.50, 50.00, sihtid 53.775 ja 46.70. Need mõjuvad esmapilgul muidugi professionaalselt, et nii täpsed. Aga kui sa oled lugeja ja üritad neid tasemeid oma kauplemises kasutada, siis tekib kohe küsimus, miks just need numbrid, millel need põhinevad? Kas see 50.50 on mingi varasem põhi või Fibonacci tase, või trendijoon pivotpunkt või lihtsalt autori arvamus? ja need sihid on eriti täpsed, see 53.765. Jah, see on ikka väga spetsiifiline. Kuidas see on saadud ja miks peaks turg just seal peatuma või pöörduma? Ilma selle taustainfota on lugejal väga raske hinnata nende numbrite kaalu. Nii et probleem pole mitte selles, et numbrid on täpsed, vaid et nende alus jääb selgitamata. Just täpselt. Ilma selgituseta on raske neid numbreid usaldada või nende loogikat mõista. Sa ei saa neid iseseisvalt kontrollida. See on natuke nagu arst, kes kirjutab rohu välja, aga ei ütle, miks just see rohi ja mida see teeb. Usaldus kannatab. Ja see Wyckoff'i hinnang 8.0 oli samuti mainitud ilma selgituseta. Jah, sama lugu. Mis skaalal see 8.0 on? 1-10. Mida see 8 siis tähendab? Kas väga tugevat trendi, üleostetud olukorda, jaotusfaasi algust, mis komponendid seda hinnangut mõjutavad? Ilma selgituseta on see lihtsalt üks number, mille tähendus jääb, häguseks. Mida siis konkreetselt teha annaks, et seda konteksti lisada, ilma et tekst läheks liiga pikaks ja tehniliseks muidugi? Keegi ei taha ju lugeda mingit pika esseed iga hinnataseme kohta. Absoluutselt mitte. Eesmärk pole kirjutada tehnilise analüüsi õpikut siin. Tihtipeale piisab väga lühikesest selgitusest, kas või sulgudes või lühikese lauseosana. Näiteks, kuidas selle 50.50 toe kohta võiks öelda? Näiteks, järgmine oluline tugi asub $50.50 juures, see on hiljutse kauplemisvahemiku põhi ja ka psühholoogiliselt oluline poolik number. Või selle 50.00 kohta ning seejärel tugevam toetus psühholoogiliselt tähtsal $50.00 tasemel, mis on ka varasem suurem tugiala. Nii et väike vihje, kus see tase tuleb. Just, sama kehtib nendes sihte kohta. Näiteks, ülespool on järgmine tehniline siht $53,765 arvutatud kui näiteks eelmise tõusulaine 1.678 Fibonacci laiendus. See annab kohe aimu, et see pole suvaline number, vaid on tuletatud mingi konkreetse meetodiga. Okei. Ja Wyckoff'i skoor? Selle kohta võiks lisada lühikese selgituse ja näiteks meie Wyckoff'i turuhinnang on hetkel 8.0 skaalal 1-10, mis viitab tugevale, kuid samas küpsele ja potentsiaalselt üleostetud pullituru seisundile. Ja selle reedese võtmepöörde kohta võiks ka täpsustada, mis oli selgelt nähtav päevagraafiku küünlamustrina. Nii et need on tegelikult väikesed lisandused. Väga väikesed, paar sõna siin-seal, aga need suurendavad oluliselt analüüsi läbipaistvust, usaldusväärsust ja tegelikult ka selle õpetliku väärtust lugeja jaoks. Ta mitte ainult ei saa numbrit, vaid hakkab ka paremini mõistma, kuidas turgu analüüsitakse. See tundub küll väga praktiline ja teostatav soovitus. Hästi, aga võtame siis tänase arutelu kokku. Me keskendusime 3 peamisele tähelepanekule selle hõbeda ja kulla analüüsi kohta. Just. Esiteks soovitasime selgemalt eristada seda objektiivset tehnilist analüüsi ja isikliku teenuse reklaami. Nende liiga tihe segamine võib usaldusväärsust vähendada. Parem lahendus oleks hoida analüüs puhtana ja paigutada see turunduslik sisu eraldi, näiteks analüüsi lõppu selge märgistusega. See oli esimene. Teiseks rääkisime struktuuri ja selguse parandamisest, eriti seoses nende erinevate ajahorisontide ja potentsiaalselt vastukäivavate signaalidega. Soovitus oli iga signaali puhul täpsustada ajahorisonti ja konteksti ning selgitada, kuidas need erinevad vaated omavahel seostuvad, et lugeja ei sattuks segadusse, näiteks eristades selgelt lühi-, kesk- ja pikaajalisi vaateid. Just, see selgus on võtmetähtsusega. Ja kolmandaks rõhutasime konteksti lisamise olulisust, eriti nende spetsiifiliste hinnatasemete ja tehniliste hinnangute nagu see Wyckoff'i skoor puhul. Lühikesed selgitused selle kohta, kuidas need numbrid või hinnangud on tuletatud või mida need täpselt tähendavad, suurendavad analüüsi läbipaistvust, usaldusväärsust ja ka praktilist väärtust. Kas või lühike märkus sulgudes. Jah, väike selgitus annab palju juurde. Loodame, et need mõtted on abiks selle materjali edasisel viimistlemisel. Eesmärk on ju ikkagi aidata analüüsil saavutada maksimaalne selgus ja mõju. Muidugi. Ja kui sa peaksid seda analüüsi nende soovituste põhjal täiendama, siis saada see meile kindlasti uuesti. Vaatame hea meelega üle.